Tolm maha, kuidas muuta KOV-bränd atraktiivsemaks? Kerge video teile. Meile tuleb täna uus töötaja, noor inimene. Ausalt öeldes me ei saa päris hästi aru, kuidas ta üldse siia tööle võeti. Ta on ju täiesti kogenematu. See on ikkagi tõsine asutus. Tere inimesed, mina olen Juhan. Hakkan nüüd teiega koos töötama. Loodan, et meil tuleb väga äge koostöö. Tere, mina olen Juhan. Tere, mina olen Juhan. Tere, mina olen Juhan. Tere, mina olen Juhan. Tere, ma olen ikka veel Juhan. Nii. Noormees, meil on siin oma tööd. Ma teen sulle nüüd väikese sissejuhatava kursuse. Korda minu järel. Bürokraatia. 1, 2, 3. Bürokraatia. 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 No kuulge, ärme siin lõbutse. Vaadake nüüd, kuhu see teie lõbutus meid viis. Oh, issand. Jah, selline on meil töökeskkond. Ehk siis see video näitas väga hästi ära tänased probleemid. KOV-i tööandja kuvand on vananenud. Noore inimese jaoks ei paista kohalik omavalitsus enam atraktiivse tööandjana. Ja tulemus on väga lihtne. Noor ei tule ja järelkasv on peatunud. Täna tehakse tööandja turundust vanal viisil. Iga omavalitsus tegutseb eraldi. Sõnumid on killustanud, nähtavust on vähe ja noorel on väga raske aru saada, miks ta peaks just KOV-i tööle tulema. Ja meie lahendus on uus viis. Lahenduseks siis on, me loome Eesti linnade valdade liidu eestvedamisel ühtse tööandja brändi programmi, mis aitab KOV-idele noortele nähtavaks ja arusaadavaks teha. Selle keskmeks on 3 asja. Esiteks, ühine strateegia ja tegevuskava. See tähendab, et 78 omavalitsust ei tegele tööandja brändiga enam eraldi, vaid tegutsevad ühtse plaani alusel, mis aitab KOV-kuvandit pikaajaliselt ja süsteemselt parandada. Teiseks, keskne veebiplatvorm. Üks koht, kus noor leiab nii töö, praktika, karjäärilood, videod ja info selle kohta, mida KOV-is päriselt teha saab. Kolmandaks, turunduskampaania ja sisu. Selleks oleme loonud tööriistakasti. See tähendab sotsiaalmeedia kampaaniaid, videolugusid KOV-töötajatest ja ka karjäärilugusid ja praktikavõimaluste tutvustamist. Kõik see sisu suunabki selle noore inimese sinna ühtsele veebiplatvormile. Ja mis siis muutub? Noor inimene ei näe enam, et KOV on kauge ja vananenud koht, vaid kui päris karjäärivõimalust ja KOV-id ise ei pea enam nullist ise turundama. Ja kogu värbamine muutub mõõdetavaks. Me saame vaadata, kas kasvab nähtavus, kas kasvab kandidaatide arv ja noortemate kandideerijate osakaal. Meie lahenduse eelis just ongi see, et see ei ole eraldi reklaam või eraldi veebileht, vaid see uus brändistrateegia ongi kõik ühtne, mida saavadki kõik omavalitsused ise kasutada. Ja kui kulu jagada kõikide omavalitsuste vahel, siis see teeb 900 eurot aastas, mis on väiksem kui ühe luhtunud värbamise kulu. Nii et rahastust on ka võimalik saada läbi projekti toetustega ning seda tervet ideed tegelikult saab juba tutvustada omavalitsustele aprilli alguses, kus on siis linnade valdade päev. Ning aeg on KOV-brändilt tolm maha pühkida ja teha ruumi uuele põlvkonnale. Aitäh kuulamast!